tere, head vaatajad, jälgijad. Siin doktor Lõvi ühiskondlike illusioonide kliinikust. Ja kuna see eilne lähenemine, formaat mulle endale meeldis, kes ei taha siis olla Pea Lõvi iseenda kliinikus, siis look at me again, täna jälle siis sama stiil. Ja ma mõtlesin, et ma teen kohe sellise lühisarja sellest ühiskondlike illusioonide kliiniku lugudest. Ja siis räägin erinevatest juhtumitest. Case stsenaariod. Tänase päeva teema on episood 2, siis kõrvale hiilimine spirituaalsuse kaudu. Diagnoos: kõrvale hiilimine spirituaalsuse kaudu. Patsient kasutab mantrat nagu kilpi ja valgust nagu kardinat, et mitte näha iseenda haavu. Ja maski all on peidus töö, ma mõtlen siis vaimsuse maski all on peidus töö, mida hing tegelikult vajab. Aga tšakrad on avatud, siis peaks nagu kõik hästi olema. Kuid kas ikka on? Et meil on siin kombeks käia kuskil nädalavahetuse retriidil või kui raha rohkem on, et siis lähed Indoneesiasse, teate küll millisele saarele, ja siis teete selle mingi hingamise asja läbi ja juba oletegi valgustunud, tšakrad avatud. Spirituaalsus on siin level 2000. Nagu justkui kõik korras. Esteetiline müür muutub ainult paksemaks. Ja siis võtamegi nüüd siis selle patsiendi. Ta räägib valgusest, ta on kogu aeg hea olla, hea tuju, kõik on väga hästi. Ja oletame siis, millise diagnoosi me võiksime sellisele juhtumile anda, ongi just see kõrvale hiilimine ehk bypassing, kõrvale hiilimine spirituaalsuse kaudu. Kõik tšakrad on avatud, välja arvatud siis trauma töötlemise kanal, mis siis on nagu tihtipeale suletud. Jah, meditatsioon kui vältimine ja mantrad kui kilbid. Ja mis oleks selle ravi? Et mitte peita selle valgusega just neid haavu ja seda pimedust, vaid vaadata ausalt enda sisse. Mitte vältida läbi mingi uue kihistuse tekitamise olemasolevaid probleeme. Ja kokkuvõtteks lõppsõnum targalt Pea Lõvilt, doktor Lõvilt. Valgus, mis ei valgusta su haavu, ei ole tervendav valgus. Ahaa. Et võib-olla see episood tuli selline justkui psühhedeelne, et kas ma teen nüüd nalja või võtan asja tõsiselt, aga tuleb välja, et ma võtan asja päris tõsiselt. Ja 3. episood peatselt väljas. Seniks aga ilusat päeva, ja kõike head teile.